Kroonika on jõudnud täna Mega Tivolisse ja Halloweeni park, mis on sel aastal esmakordselt Tallinna Lauluväljakul. Minu kõrval on siin Lauri Viikna, kes on Tivoli tuuri produtsent. Äkki tutvustad meile natuke seda uudset projekti? No ja, ütleme, et see on selline projekt, mida on Baltimaades siin eelnevalt veetud. Hetkel käib samasugune projekt, on võib-olla natukene väiksemas mahus, on Riias ja Vilniuses. Ja nüüd ka siis Tallinnas me oleme siin kuni 3. novembrini ja ütleme nii, et öösiti on siin ikka väga hirmus. Oled ise juba läbi jalutanud? No eks ma olen ikka kõike seda siin korraldanud, et ma ikka tean, mis siin on, aga tuli nagu väga hästi välja ja pimedas on ta muidugi eriti uhke. Mis selle ürituse või selle suure ala eesmärk siin üleüldiselt on, et inimesed saaksidki hirmu naha vahele või midagi muud? Ma tegelikult, kui nüüd pikalt heietama hakata, siis on mul tegelikult au olnud olla Eesti esimese Halloweeni ürituse korraldaja, mis toimus aastal 1992 aastal Lucky Luke Saloonis, kus sai korraldatud eraldi Halloweeni üritus õhtu, kus esinesid ka erinevad rokiansamblid ja kõrvitsad ja toidud ja kõik olid esimest korda siis Eestis nagu üritusena korraldatud ja tundsin endal ka moraalset kohustust seda üritust siis veel kord nüüd suuremas mahus ikkagi ükskord ära teha ja see plaan on olnud juba kaua. Et selline ta nüüd välja tuli ja mina olen väga rahul. Me ise lähme ka kohe varsti vaatame siin ringi, aga tutvustuses ma nägin, et siin on õuduste maja, mingisugune eraldi õudustala, siis on lasteala. Et kas sa tutvustaksid natuke neid ka, et mismoodi te need välja valisite? No siin on nagu meil vedas selles osas, et siin lauluväljakul on üks hoone, mis on praegu hetkel kasutuseta ja meil õnnestus saada teha see turvaliseks ja teha sellest päris ehtne õuduste maja. Et see on juba iseenesest eraldi atraktsioon. Ja loomulikult kõik need installatsioonid siin liiguvad ringi ka päris kahtlased tegelased, erinevad zombid ja mootorsaagidega tüübid, et seda põnevust veelgi tekitada. Ja loomulikult on siis tõesti ka Mega Tivoli, kus on kokku korjatud praegu kõik need atraktsioonid, mis suvel on mööda Baltimaid laiali olnud ja praegu on nad kõik siin koos, et on väga vinge park, et kui vähegi ilma kannatab, siis tasub tulla neid kõiki siia vaatama ja sõitma. Me oleme küll lahti kella 3 iga päev, et selle jaoks, et just ka pimedas oleks väga vinge. Praegu näitab, et järgmine nädal tuleb hea ja soe ilm, isegi vist 13-14 kraadi, et võtame sellest uskumatust pikast suvest veel viimast. Ja ütle siis lõpetuseks, mille üle sa kõige uhkem oled siin alal? Meeskonna üle. Selles suhtes, et need inimesed on suvi läbi ettevalmistusi teinud selle jaoks, et seda kõike siia püsti panna ja seda tuleb lihtsalt oma silmaga ise näha. Käisime just ära õuduste majas, mis oli üllatavalt õudne, vähemalt minul läks küll hirm juba naha vahele natukene siin, hoidsin meeste selja taha, et väidetavalt siin maha jäetud majas on tehtud ka enne satanistide rituaale, et seinad olid kohe igasuguste sümbolitega kaetud. Aga jah, ütleks, et päris hästi on hakkama saadud selle õuduste maja loomisega. Kõige hirmsam oli see maja seal. Õuduste maja? Jaa. Ja mis seal hirmu naha vahel ajas? No seal tuli mingi saega mees järsku välja. Ajas mind suht kaua taga. Sind ka? Jaa. Õuduste maja jõudsid? Jaa. Kas seal oli ka hirmus? Kordades hirmsam kui siin ja see oli nagu tegelikult väga-väga lahe kogemus. Ja need, kes seal on, nad teevad oma tööd väga-väga hästi.
kuidas teile see õuduste maja meeldis, kas oli hirmus ka? Väga meeldis ja oli natuke hirmus ikka. Mis kõige hirmsam oli? Mehed, kes seal sees on. Tõmbasid sae käima? Jaa, just. Kas lähete õudusmajja ka juba? Võiks minna küll. Lähme jaa, me lähme küll. Jaa. Liikusime edasi Nõia maja juurde, mis on siin üks teistest aladest. See on selline natuke väiksem ja maja sees valgus ilusti särab ja lapsed söövad praegu koos emaga õhtust huvitaval kombel. Et siin iseenesest väga hirmus ei ole, aga kaunistustega on päris palju vaeva nähtud ja taga on siis Tivoli, nagu näha võite, päris mitmete atraktsioonidega ja siin kõrval vasakul minust on selline tore valgusala, kus on ka väga palju kõrvitsaid. Mis teile siin alal meeldib, kas on hirmus ka? Hirmus ei ole, aga meeldib, praegu kõik meeldib. No pigem on vahepeal hirmus, kui ehmatatakse kuskilt selja tagant, nurga tagant. Ja muidu ka need igasugused kujud ja see muusika, mis sealpool on, siis see tekitab küll natuke kõhedust. Kas hirmus on? Ei. Kuidas teile siiani meeldib, mis te juba näinud olete? Me oleme siin ala peal ringi käinud siin nende pilte teinud nende kollidega. Et päris Väga hirmsad. Päris lahe vibe on. Ja mis sulle siin alal veel meeldib? Tegelikult kõik väga meeldib, eriti need installatsioonid, mis siin on. Et on hästi hakkama saadud? Jaa. Ja mis teid siia üldse kohale tõi? Halloween ikka, jah? Et tuleb korralikult tähistada. Just. No muidugi, et Eestis väga ei ole tavaliselt neid õudseid asju, et kui midagi on, siis midagi toimub, siis tuleb ikka minna. Alale on ring peale tehtud nüüd ja inimestega räägitud. Tundub, et külalistele siin täitsa meeldib ja ühesõnaga tasub tulla ja siin on ikka mida vaadata.